Siis miks ma kasvatan soojauba? Et kõigepealt soojauast natuke, mis ta üldse on, kui päris võhik vaatab, et mis taim ta on. Et kõik omadused on olemas, et on kaunvili ja liblikõieline ja õlikultuur ja siin on nagu ühte taime kõik kokku pandud, mida võiks põllumees kasvatada. Ja miks mina seda teen? Rapsil on väga palju taimekaitsevahendeid vaja praegu, et tahaks nendest lahti saada kindlasti. Üks võimalus on siis seda teha soojaga, et praktiliselt umbrohutõrje tuleb teha. Ja väetisi läheb ka hästi vähe vaja, siit saaks kokku hoida, toodab ise õhulämmastikku. Ja põllutööde hajutamine. Et ma saan hiljem külvitööd teha ja koristamine sellel aastal natuke probleemi, aga saab seda kombainitööd ka hiljemaks viia. Siis üks väga huvitav tehnoloogia on Iirimaalt pärit. Sellest tuleb ka juttu, et sellega tahaks isegi teiste kultuuridega tegeleda, et oleme proovinud maisi peal, oa ja herne peal ka, et äkki sellest tuleb meil Põhjamaal natuke kasu, et viia kile alla erinevad kultuurid. Ja kindlasti Eesti oma sort laulema, sellega tahaks tegeleda, kui siuke oma hea ja äkki rahvusvaheline sort on olemas, et selle seemnekasvatus võiks tulevikus isegi raha teenida. Ja miks soojauba, et on olemas EPIC, on klaster tehtud, see on hästi saanud toetuse riigi poolt, et selle väljund on kindlasti põllu peal, seal on kohe omad programmid, kuidas kile läheb kasvama, kile all tuleb seda seemet kasvatada. Ja siis on loodud juba enne meid, põllumehi on tulundusühistu Eesti Sooja, et siin on nüüd viimasel ajal põllumehi ka tulnud juurde. Katsume seda ühistegevuse liini ka edasi ajada. Siis sooja pind on tänu saarlasele, Andres Kurgpõllule, tema on suur entusiast, on alustanud seda põllu peal kasvatamist ja tema põhimõte ongi siis päris algseemne kasvatus ja siis tema Saaremaa siis soojad põllud oleks kindla peale siis algseemne kasvatus ja üle Eesti siis võiks seda edasi viia teistele põllumeestele, aga Saaremaa on ikkagi sellepärast, et seal on natuke meretagune ja soojem, et kindla peale saaks seemet kasvatada. Ja üle Eesti siis see pind on niimoodi kasvanud siin natukene. See on küll väga väike, seda algseemet ei jagu kui ainult biotäie kaupa. Ja see algseemne kasvatus on väga tegelikult rangel tingimusel, et see kuskile välja ei lähe ja keegi ei pettu sellest tegelikult. Et kui sa tegelikult seda seemet kasvatada veel ei oska, õpid ja kohe algseemnega tegelema hakkad, siis see algseemne raiskamine on tegelikult väga nagu kahju tegemine sellele soojale, just Laulemaale. Et siin ka just, et algseemnega ei maksa väga katseid teha, et ootame veel, kui meie õpime alles, sellel aastal ma isegi õpin kõiki asju, et selle fooni pealt nüüd kohe algseemnega suuri põlde teha, et see on minust seemne raiskamine. Mis me siis tegime sellel aastal? Tegime natuke teistmoodi, et tavaline kultivaator tõmbame põllu läbi, enne on küntud kindlasti, musta mulla peale peaks olema sooja külvatud, et ma päris otsekülve veel ei ole proovinud, aga ma arvan, et seal väga hästi ei õnnestu, et see muld peab minema soojaks, et kevadel ikkagi meil musta mullaga on see tehnoloogia parem. Ja meie külvasime väetise ka mullale, et meil üks variant on siin kile variant, kus pärast ei saanud väetist anda, et pidime mulla peale panema. Et siuksed elementaarsed kõigile kättesaadavad tööd on selle mulla ettevalmistamisega. Siis üks variant on meil nüüd tänu Jõgevale kile tehnoloogia, et ma tean, et Jõgeval on 2 reaga ja 70 sentimeetrit külvivahe, mis on maisile nagu hästi mõeldud. Aga meie saime nüüd rendile 9 aastaks, praegu on 5 reaga ja 37,5 on reavahe.
ja siis teeb korraga külvi umbrohutõrje, tal on niisugune paak ka ees, lahus on seal taimekaitsevahendiga, umbrohutõrjega ja siis paneb kile ka veel peale. Et Eesti oludesse võiks see väga hästi sobida, et võiks isegi kuu aega varem alustada seda külvitööd. Et siin peab vaatama, et see öökülm ei tule vahepeal, aga see hästi läheb käima, see soojaoa seeme seal. Siis tõin välja, kuidas meie selle külvi normi välja arvutasime, et sai siis 40 tükki ruudule pandud ja 1000 teramass oli 203 grammi. See Laulemaal on päris suur. Ja täppiskülvikutel on see tükki hektarile, et seda rehkendatakse kõigi külviaparaatide ja nende seemendite juures, välja külvi juures, et need numbrid on nagu välja toodud. Ja taimede vahekaugus ka, et 7 sentimeetrit, see tuli meil välja. Ja kõige tähtsam on ikkagi see mügarbakter, ilma selleta ei maksa soojad kasvatada. Et see töötab ja see tuleb vahetult siis enne külvi teha. Ja siin on siis näha, kuidas see külv meil välja nägi, et see on 5 niisugust auku on siin kile sees ridadena nagu, et sealt tuleb siis taim pärast välja, et igale masinale tegelikult on oma kile ette nähtud, et need perforeeringud on siis tehtud vastavalt igale masinale. Ja tegelikult me proovisime maisi ka, et panime siis siit need kinni, 2 tükki kinni ja saime ka 70 sentimeetrit reavahe, et see töötab maisil ka, et universaalne. Ja kilega on niisugune lugu ka, et algul kui külvad, siis ei tohiks tuult väga olla. Aga kui natukene kile on maas, siis see niiskus alt mulla seest tuleb kile külge ja kile tõmbab ise nagu ilusti sinna põllule mulla peale, et siis enam tuul ei sega, aga algul see külvi momendil ei tohi väga tugevat tuult olla. Et meil on siin näha ka, et väga suur tuul oli ja siin on kohe kõverus sees. Ja niisugune põld on siis meil suurem põld, mis sai esimest korda Eestis tehtud selle kile alla. Et me saime kilet 25 hektarit umbes ja siis seda mitmes pool proovitud on natukene Võru pool ka ja siis on Puhjakandis on ka, et panime mitmesse põldu. Ja tegelikult juhtus see niimoodi ka, et kui kõik te vaatate Google Mapi, siis see põld on ülevalt ka satelliidi pealt nüüd näha, et see jäi sinna peale, et kui keegi tahab seda kanti otsida, siis valge põld näeb ilusti satelliidi pealt ka. Siis selle kilega on need postid, on igavene nuhtlus, et kõik need postikohad jäävad tegelikult külvamata ja takistused, et kui põldu valida, siis võiks olla ilma takistusteta. Ja turba peale kuskil ei maksa panna, siin meil on turbapõld, siin me jätsime selle külvi tegemata, see ei tööta ja soojale ka ta ei tööta, saab väga hilja valmis või ei saa üldse valmis. Ja niisugune see põld siis tekkis, et see niiskus, mis sealt mullast tekib nüüd selle kile alla, et ma ei uskunud, et nii palju niiskust võib olla mullas. See kile lausa tilgub ja seal on niisugune troopika olukord tekib selle kile all, et ma arvasin algul, et see niiskus teeb nagu sellele seemnele liiga, et see on liiga märg seal, aga tegelikult seal seemnel oli väga hea idanemise keskkond ja see tuleb hästi kiiresti üles, et ja ma mõõtsin seda temperatuuri ka, mis siin tegelikult kile all on, et see kohati oli ikkagi peaaegu 40 ja seal on niisugune maru hea troopika tunne sellel taimel, et see täitsa töötab meil. Ja see biolagunev kile siis üks päev peab ära hakkama lagunema, mida suuremad tuuled, seda kiiremini ta ära läheb. Kive ei maksa olla, suuri kive, need võiks olla ära korjatud. Aga niimoodi see kile hakkab siin katki minema, taimed hakkavad läbi tulema, aga kui suur tuul on, siis ta hakkab ise ka nagu rebima seda
kiled katki, et parem valida niisuguseid põlde, kus on natukene varjus mõned metsatagused või mitte päris metsa ääres, aga et varju võiks olla rohkem, et liiga lageda peale ei tohi panna. Ja see kile tegelikult jääbki siia siis äärde, nagu ta rullub nagu mõlemale poole äärde ja seal ta siis tärklis laguneb ära seal lõpuks. Siis me tegime 2 preparaadiga, umbrohu preparaadiga, metrikut 1,5 liitrit hektarile ja lingot 2 liitrit. Ja me ei tea, kas see on nüüd meie viga, et me ei osanud veel külvimasinad nagu selle lõpus käsitleda, et me panime kiirused või algused ja lõpud nagu see pritsi preparaadi lahus ei saanud võib-olla õige kogusega siin. Et või oli siis täitsa preparaadi viga, et tagapool tegelikult on see lingo töötab, et on ilusti roheline nagu siin metrikuga, aga just põllu otsad me rikkusime ära, et see kõrvetas ära nagu kile all. Et see võib meie esimene õppetund ka olla selle külvikuga, et me ei osanud kasutada. Aga metrik on nagu kindlam, et see on lubatud ka, et lingot enam järgmine aasta ei ole lubatud. Et metrikuga võib julgelt teha. Muidu tegelikult ma teeks tavapõllus äkkega, tavalise orase äkkega, et see töötab ka esimese umbrohu tõrjega, et sooja uba on hästi pika nagu idanemusega, et seal jõuab mitu korda veel äket kasutada, et see töötab. Et ta on natuke õrn igasuguste herbitsiidide vastu. Ja siin on siis näha, mis selle kilega on juhtunud ja mis nende taimedega edasi on saanud, et ilusti 5 rida on näha. Et see vahe võib-olla on natuke suur, et meil ei olnud väga täpne GPS-iga seade, see traktor, et tegime silma järgi, et siit seda vahet võib natukene koomale hoida. Aga muidu see kasv läks ilusti käima. Siin on näha nüüd see kile, mis sellega juhtub, et ta täitsa pudiseb ära ja ta ei jää ühegi masinale segama ja keegi naabrid ja ka väga kuskile ei pahandanud, et oleks kuskile lendanud, et ta ilusti keerab niimoodi sinna mulla äärde. Siin on üks tavaline külv, et on ilma kileta ja see aasta läks ka see hästi käima. Need külvi ajad on küll natukene hilised, aga siin on ka siis metrikuga tehtud. Umbrohu puhas on küllaltki. Et see aasta meil on üldse esimest korda, kus me oleme umbrohu puhtalt soojat saanud kasvatada, muidu me ei ole saanud seda paika umbrohu tõrjet. Et see aasta mul on küll hea meel, et umbrohud ei ole saanud nagu võimu. Siin on üks ilus õitsemise pilt, et tal on hästi väiksed õied, mida tegelikult ei näe, aga neid on seal päris palju ja päris ilusad on. Ja mõned mesilasi lausa me otseselt ei näinud, aga kimalased ja metsmesilased, need on küll agarad käima siia. Et ta õitseb nii salaja ära, et ega teda ei näegi. Õisi nagu üles väga ei tule, kõik on lehtede all ilusti. Ja siis on väike kulude kokkuvõte, mis ma siin just selle kile variandi juures tegin. Et siin on võetud päris kõrged hinnad, et välja tulla, et ma kindlasti miinusesse ei jää. Et seemne juurde on arvestatud siis mügarbakter ja siis on kasutatud ka universaalset biopreparaati. See on söe baasil, et sellega ma puhtisin. Et see võiks aidata natukene. Siis panime liiga palju lämmastikku võib-olla, 26 puhast lämmastikku, et siit ma näitan pärast ühte pilti, kus see lamandumine võib-olla see aasta on võib-olla ohtlik isegi sellele soojale, et siin sellega tuleks tagasi hoida. Ja kindlasti see biolagunev kile, et seda saab siis vastavalt masinale ja selle hind on päris kõrge, 260 eurot hektar. Et seda saab ka ilma ka teha, aga saagis ma arvan, et kaotab, et see kile all ikkagi on see saak kõrgem. Siis mikroväetised kindlasti poor, mõluteen ja
väävel on siin vajalikud ja kindlasti mõluteini veel eraldi, et ilma selleta ei tohiks soojad kasvatada, et see peaks juurde käima. Ja siis on mõlemad umbrohutõrje variandid, et pasakraniga saab üle teha, kui ei õnnestu umbrohutõrje. Ja siis ma sain kõik kulud kokku 840 € praegu. Siin on varuga võetud, et ma kindlasti miinusesse ei jää. Ja tulusid, kui ma võtan sooja hinnaks 322 € tonn on börsihind, pluss siis GMO sooja eest saaks lisa 100 € tonn. Siis saab 422 € kordan saagiga, et see on kile variandi juures, et 2,5 tonni tahaks saaki saada. Siis mul omale jääb ka 215 € nagu alles, pluss siis toetused. Et siuke on hästi jäme rehkendus selle kilega kasvatamise juures. Et kui on tavatehnoloogiaga, siis siit 2,5 võib-olla ei saa. Aga selle taime järgi siit ma vaatan küll, et see on siuke hernega võrrelda, et siin on päris hea saak on tulemas. Ja siis valmimine, et selle aasta see vigur on, et liiga palju lämmastikku oli, et vesine suvi oli ja kõik lämmastik sai taime pealt omastatud, et see kile variandis on natukene pikali, et teised variandid on kõik ilusti püsti, et kile variant tuleb kindlasti lämmastikuga tagasi hoida. Ja öökülm käis üks siin üle, mis võttis lehed nagu kohe alla. Ja nüüd ma ootan siin tükk aega juba, kuna see koristusilm tuleb, et mina olen valmis, aga ilm ei ole veel valmis. Et siin on ka veel need read näha, et 5 kaupa on ilusti näha ja ootab koristamist. Ja tänan tähelepanu eest. Seeme ka valmis? Jaa, tule katsu siin. Jaa, on küll, et see punt on mul siin võetud just radika peale, et see on täitsa hea magus seeme on valmis, kollane ja seda võib siit täpistada ka, et mul ongi see võetud just proovi jaoks, et mis olukord selles taimest see aasta juhtus. Jaa. Mul oleks pigem üks kommentaar, et näitasite, mida te väetisena veel kasutasite, oli UBP. Et UBP on selline väetis, mida tähendab müüb Eestis ProFarm ja tema aitab taimedel taluda abiootilist ja biootilist stressi ja tänu sellega võib saak üsna palju suureneda. Et me eelmine aasta täheldasime seda ka, aga mul ei ole väga head nagu võrdlusvarianti tehtud, et päris 0 ja UBP-ga, et nii palju mul aega ei ole olnud, et seda päris võrrelda. Aga seda UPP-d on pandud 3 korda kasvuajal, just seda universaalset biopreparaati, aga ta nagu selle kasutamise aeg ei klapi minu töödega, et ta ei saa panna nagu väga kõigi preparaatidega kokku, et ma tahaks teda nagu eraldi teha ja siis ma ei jõua teha ja see aasta eriti veel, et neid tegemisi ei väheks tegelikult, et UPP ei sobi nagu väga kõigi töödega nagu kokku.